Mina olen Maido ja mina annan teile täna ülevaate Esiili nädalaraportist number 1 ja 1 selles mõttes, et algas hooaeg number 2 ja vaatame, mida siis me Esiilis plaanime korda saata järgneva poole aasta jooksul. Kindlasti olete kogenud seda, et kui võtta väga palju ette, siis tundub, et mürgeldamist on palju, aga nagu midagi nagu tehtud ei saa. Ja see on üks meie võtme õppetunde eelmisest aastast, et kui midagi peab tehtud saama, siis paneb fookus. Ja nüüd räägingi sellest, et järgmisel poolaastal on meil fookuses 3 asja ja nendeks on fookus toote ja tootearenduse osas on meil projekti tootmised, siis tiimi kaasamise juures on meil plaanis kaasata Next Level teadmisi ja otsustamise osas, mis tootesse tuleb ja mis tootest välja läheb, on plaanis viia siis andmete põhiseks ja nüüd kõigest lähemalt. Ja esimeseks teemaks ongi siis meil, mis siis toimub tootes ja võib-olla on isegi õige öelda tootmises. Esiilis on eelmise aasta jooksul liitunud väga palju kliente. Meil on kliente metallivaldkonnast, meil on kliente mööblitööstusest, meil on kliente farmaatsiast, meil on väga palju erinevaid kliente ja see on ka täiesti normaalne, sellepärast et Esiilis on võimalik teha müügitellimusest kuni müügiarveni, kõik, mis jääb sinna vahele, ost, ladu, tootmisraporteerimine, planeerimine ja tootmisülevaade. Aga see aasta on meil plaanis võtta üks tootmisvaldkond, milleks on projekti tootmine ja metallivaldkond ehk Viljandi Metall, nagu nägite viimasest nädalaraportist, on hea näide ja viia see täiuslikkuseni. Ja see tähendab seda, et kui meie juurde satub keegi, kes teeb projekti tootmist ja metallivaldkonnas, siis meil on väga hästi sobiv toode tema jaoks. Järgmiseks teemaks on tiim ja tiimi üks asi, mis me oleme õppinud eelnev aasta, on see, et töö saab alati tehtud tiimides. Kui sa paned õige tiimi õige probleemi vastu, siis asjad saavad maagiliselt tehtud. Seega oleme otsimas oma tiimi 3 uut võtmeliiget, kelleks esimene on UX ehk siis disainer, kes siis aitaks teha meie kasutuskogemuse ja visuaalsuse suurepäraseks. Teiseks on sales evangelist, mis see tähendab? See tähendab seda, et meie projekti tootmises on saanud valmis POM ehk bill of material, mis sobib projekti metalli tootmistele. Ja selle inimese eesmärk on seda näidata võimalikult paljudele sobilikele klientidele ja valideerida, kas see töötab seal, kus ta peab töötama. Ja kolmandaks otsime Customer Success tiimi ühte liiget juurde ja selle liikme töö on aidata siis need kliendid, kes tulevad metalliprojekti tootmisesse, tootmise valdkonnast ja soovivad pommi juurutada, aidata neil see võimalikult lihtsasti ka ära juurutada. Ja kolmanda teemana, 3 on nii, me räägime me nädalaraportis hoopis seekord data-driven decisionist. See tähendab seda, et me tahame, et andmete põhine otsustamine oleks osa meie DNA-st. See on see, kes me oleme, see on see, mis me asju teeme. Ja me teeme otsuseid selle põhjal, mis toimib, et saaks veel paremaks ja see, mis ei toimi, läheb tegelikult tootest välja, et siis toode saaks veel lihtsamaks ja arusaadavamaks. Jah, sa võid mõelda, et jah, see on ilus jutt, siuke üldine rahu maa peal, seega viime selle jutu kohe konkreetselt, mida see tähendab Esiili kasutajate jaoks. Seega järgneva poolaasta jooksul on Esiili tulemas selline funktsioon, kus me teavitame uutest funktsioonidest igat kasutajat vastavalt sellele, kes seda funktsiooni võiks kasutada ja võiks sellest funktsioonist kasu saada. Ja peale seda küsime ka Esiili sees kohe ka tagasisidet, kuidas me saaksime seda paremaks teha või kas see töötas või mitte. Kindlasti oled märganud, et Esiilist uute funktsioonide saamine on natuke nagu siuke maatriksist tead põiklemine, et tüübid ei taha üldse teha. Miks me siis ei tee neid uusi funktsioone, mida te küsite? Sellel on tegelikult 2 põhjust. Esimene on see, et meil on ka, nagu teilgi, oma tootmisplaan, mille me oleme kokku leppinud, mida me oleme lubanud oma klientidele, et me teeme. Seega me püüame sellest kinni hoida ja me ei saa asju nii palju vahele võtta. Teiseks on see, et me püüame limiteerida funktsioonide arvu, mis Esiili läheb, et vältida seda, et tööriist kasvab liiga suureks
ja liiga keeruliseks, et me ei suuda seda hallata ja ei suuda seda väga lihtsasti teieni tuua. Teie ideed ja mõtted, kuidas me saaksime siili paremaks, on endiselt teretulnud, aga selle jaoks on meil nüüd välja töötatud protsess, kuidas me seda hallame. Kõigepealt me paluksime ideed, siis me kogume kõik need ideed kokku, me analüüsime, mõtleme välja, mismoodi see lahendus peaks olema, siis me valideerime võimalikult paljude klientidega ja siis, alles siis, kui on selge, et see sobib rohkem kui ühel kliendile, me hakkame seda päriselt tegema. Ja ma tean, see teeb protsessi aeglasemaks. Aga teiselt poolt see teeb tulemuse kvaliteetsemaks ja see sobib rohkemale kui ühele kliendile, mis tegelikult peaks ka olema meie eesmärk. Ja see, kui see funktsioon saab valmis, sellest te siis kuuletegi läbi meie feedback mooduli juba otse e-siilis. Nüüd lõpetuseks saab teada ka, miks mul on lips ees. Selle lipsu ma sain kingituseks oma Seega, ja nüüd, kuna on 6. jaanuar, siis tegelikult me suundume tiimiga tähistama minu sünnipäeva. Ja selleks, et tiim kokku kutsuda, helistame kella täpselt 45. Palju aega on? 15 sekundit. Päriselt. Oleme täpselt sellepärast, et planeerimine on väga oluline. Kannatust, ma ei tea, kannatust. Nüüd tuli või? Aga mul on mingi vana kell, mul on hoopis teised numbrid. Nii, ja teile, kuna täna on 6. jaanuar, soovime me kogu tiimiga head uut aastat! Aitäh, et vaatasid meie seekordset nädalaraportit. Tuli küll pikem kui tavaliselt, aga pool aastat ongi pikk aeg ja esiidlasi on juba päris palju ja kliente on ka palju ja me püüamegi korda saata palju selle poole aasta jooksul. Nii et kohtumiseni järgmisel nädala raportil.